tere taas teadusimene raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas keraja robotiga erinevaid mehhanisme kontrollida. Kui suurest Lego-robotite ehitamisest on põrand klotse täis jäänud, siis tuleb leida kaval moodus, kuidas klotsid kiiresti ära koristada. Oleks ju tore, kui oleks mingi robot, mis ise regulaarselt õhtul te klotsid kokku lükkaks. Teie tänane teine ülesanne on ehitada kerarobotile sahk, millega võimalikult kiiresti võimalikult palju klotse kokku koguda. Võistlejatel on kasutada Sphero kerarobot, mis on tuntud meile Star Warsi viimastest filmidest BB-8. Võidab see meeskond, kes kogub kõige rohkem klotse. Mis teeb selle ülesande raskeks? On kerarobot. Kerarobot on lihtsalt üks kera, mis veereb. Tal ei ole eraldi väliseid rattaid, mis tal all oleks seal vaikselt peidus või midagi. Ta ongi lihtsalt üks kera, mis veereb. Ja meil on üpris selgelt teada, milline osa on nüüd see, mis veab, kuhu külge on ühendatud mootorid, milline osa on see, mis pöörab ja selle põhjal saame me siis järeldada, kuidas see robot tervikuna liigub. Mis on huvitav nüüd keraroboti suhtes, on see, et nii nagu pall, kui ta veereb, siis ta veereb, ta jääb seisma ja koha peal pall ise ennast niimoodi ei pööra. Samamoodi on selle kerarobotiga, et ta võib-olla oma kontrollmehhanismist tingituna natukene pöörab, aga sisuliselt ta veereb kuskile ja siis ta võib veereda mingis teises suunas. Mis see sisuliselt tähendab, on see, et kerarobotiga ükskõik mille muu kontrollimisel ei ole seda võimalust, et ma nüüd keeran pool tiiru või 90 kraadi või 10 kraadi, hästi natukene. Sellist asja, et ma keeran ja midagi muud ümber roboti liigub kaasa, seda ei saa lihtsalt väga hästi teha. Kõik võistlejad mõtlesid välja, kuidas enda sahk või muu mehhanism liidestada selle robotiga. Mis tähendab seda, et nad leidsid mõne topsi või kausi, mille nad said panna ilusti selle roboti peale, nii et robot sai ringi liikuda ja see tops liikus nendega kaasa. Ja vaat selle topsi külge saab nüüd ehitada erinevaid konstruktsioone. Küll aga, nii nagu juba rääkisime, on väga raske seda konstruktsiooni koha peal pöörata. Selleks, et aru saada, kuidas see keraroboti poolt asjade kontrollimine välja näeb, siis võid otsida välja ühe pliiatsi. Minul on siin üks grilltikk välja otsitud. Ma panin siia sellise kummipaela külge. Sina võid proovida ka lihtsalt nööriga. Ja kui sa nüüd siit hoiad ja lased pliiatsi teraviku paberi peale minna, siis proovi joonistada midagi. Niimoodi, et sa tagant poolt lükkad seda. Proovi midagi väga kontrollitult ja väga ilusat joonistada. Äärmiselt raske. Küll aga kui sa nüüd tõmbad sellest paelast, nii et see lohisev ots tuleb tagant järgi, siis on see kontrollimine palju lihtsam. Nii et suhteliselt lihtsalt saad näiteks kirjutada paberi peale niimoodi tõmmates oma nime. Kurve pead küll natukene laiemalt võtma, kuid pliiatsi teravik paberi peal liigub sinna, kus parasjagu tahad. Sama on ka kerarobotiga. Kerarobotiga saab väga hästi asju tõmmata ja siis tõmmata neid teises suunas. Ja nad käituvad samamoodi nagu see pliiatsi teravik, mida sa tõmbad kuskile suundadesse. Kuid kui sa proovid lükata kerarobotiga midagi, siis käituvad need objektid, mida sa lükkad, ettearvamatult. Seega on esimene samm keraroboti juures tekitada talle mingisugune justkui vankrike taha, mida ta saab järgi tõmmata. Nende kerarobotitega saab koos endale hankida ka juba tehases valmis tehtud vankrikese. Ja kui see vanker ka kasutusele võtta, siis saab suhteliselt hästi teha roboti ette saha. See sahk tuleb lihtsalt kinnitada selle tagumise vankri külge, sest see vanker on nüüd suunalt väga hästi kontrollitav, sest teda veetakse eest poolt. Ja siin peitubki lahendus lükatava saha valmistamiseks. Selleks, et teha roboti ette sahka, tuleb kõigepealt teha talle järgi käru. Selle jaoks oli võistlejatel antud laua peale ka hunnik hästi veerevaid objekte, näiteks siidiplaate, millest oleks saanud selle vankri lihtsa vaevaga valmistada. Teine variant on muidugi sahka mitte roboti ees hoida, vaid selja taga või justkui kõhu alla koguda neid klotse. Siinjuures on väga hea see, et see tagapool asetsev sahk on kerarobotiga hästi kontrollitav. Mida aga tasub meeles pidada on see, et kerarobot
jõuab seda sahka ja klotse tõmmata teatud jõuga, mis tähendab, et kui me teeme väga suure saha, millel on väga suur kontaktpind maaga, siis see hõõrdumine pidurdab meie robotit nii palju, et me jõuame väga vähe klotse, kui üldse korraga liigutada. Seda panime tähele siniste robotis, mis ei jõudnud üldse esialgu liikudagi ning ka teised 2 robotit pidevalt lohistasid oma sahka mööda maad. Rohelistel võib-olla oli isegi vastu maad puutuvaid osi rohkem, kui tegelikult vaja oleks olnud, mis omakorda vähendas roboti nii-öelda kandevõimet. Seega efektiivse saha tegemiseks tasuks ikkagi leida mingi viis rataste kasutamiseks, kus enamik sahamassist toetub kogu muule konstruktsioonile, mis saab veereda. Nii et ainsad lohisevad detailid saavad olema need samad klotsid, mida saha sisse kogutakse. Seega, kui sul on ligipääs kerarobotile, mine proovi teha sahk või alternatiivselt otsi välja pliiats, pane sinna külge tükk nööri ning vaata, kui ilusa roboti saad joonistada pliiatsit lükates ning kui ilusa pliiatsit tõmmates.